Siin on meil tegemist ühe täiesti teistsuguse orhideega, tema nimi on Vanda. Nende vandade õied võivad siis olla sinised, lillad, roosad, nagu me näeme, roosa värv on hästi haruldane, on olemas ka oranžid või siis kollased. Kuid Vanda omapära on selles, et tema juured ei kasva üldsegi mullas. Nüüd, kui me koju ostame või kingitakse meil selline klaasvaasis Vanda, siis hoitakse ja kasvatataksegi teda selles klaasvaasis, sellepärast et see aitab tal hoida sellist mõnusat mikrokliimat, kus siis õhk on tal niiskem kui ümbruskonnas ja samamoodi siis selles klaasvaasis me peame teda ka kastma. Kõigepealt me peame vandasid potist õrnalt kätte saama ja siin me näemegi, et osad katsudes juured on soojad juba. See tähendab seda, et niiskust on vähe. Kõik need soojad juured on tal küll elusad, aga et vajavad nüüd kiiresti kastmist. Kastetakse vandat umbes siis 2 korda nädalas ja kastmisveele võiks lisada orhideeväetist ja iga kord selle kastmisel polegi seda väetist vaja lisada, vaid kord kuus. Kui nüüd oleks laiem vaas, siis saaks ka selle õie või taime vahelt seda nagu valada, aga ei ole üldiselt mõtet, sellepärast, et kui see õie peale satub, võib seda õit rikkuda. Siis surume selle vanda uuesti siia vette tagasi. Vaatame, et jällegi juuri ei murraks, vaid hoolega katsume nad siia ära mahutada, et kõik juured saaks vette. Laseme ta siia ilusti põhja, siin on tema kodu, ta on harjunud siin olema. Ja hoiame teda siin vees 5–10 minutit, mitte rohkem. Niisked juured siis näevad välja sellised paksemad ja jahedamad katsudes ja nendele peaks siis tekkima selline omapärane vanda juurele iseloomulik marmorias muster. Nüüd, kui ta ongi meil siin 5–10 minutit olnud, vaatate läbi klaasi ilusti, et kõik juured oleks ilusti paisunud, siis võib selle vee hästi ettevaatlikult siit servast ära valada. Ja samamoodi siis vanda võib kasvada päikese eest varjatud kohas nagu enamik orhideesid, sest tema lehed ei talu otsest päikese valgust. Nendele lehtedele võivad siis tekkida päikesepõletused, nii et vanda on just orhidee, mis võiks siis kas siis kardinavarjus kasvada, kuskil toa sisemuses saame teda ilusti nautida. Ja suvel siis, kes kasvatab nüüd täitsa õhu käes muidugi ilma selle vaasita, vandat, neil on ka sellised konksud, kuhu nad üles riputatakse, siis peab kindlasti iga päev seda juurt piserdama pihustiga, siis pehme veega. Tema on teistmoodi siis orhidee kui teistsugused, mida me oleme siis harjunud potis ja mullas nägema. Vandal ei ole siis mulda, ehk siis orhideedele mõeldud substraati, vaid tuleb lihtsalt kasta aeg-ajalt 2 korda nädalas lihtsalt veega ja kord kuus siis võiks lisada sellele kastmisveele ka orhidee väetist. Siis ilmuvad tal jällegi õied kord aastas vähemalt kuskil kevadperioodil.